Tere, Harri! Tere, Katra taas! Tere, kunstisõbrad! Harri, sa just hetk tagasi lugesid siin meil luuletust kaugetest maadest, mis oli väga huvitav muideks. Ja meie ees ongi tegelikult ju 2 maali, mis mõlemad kujutavad kaugeid maid. No mis sa teed? Nagu öeldakse, kui Eesti kunstnikud on ka saanud rännata, siis tihtipeale on ka jäädvustanud enda jaoks neid huvitavaid kohti. Ja tänapäeval me vaatame selle teatud nostalgiaga, sellepärast, et meie ees on kõigepealt võib-olla mõned maad, kuhu eriti enam ei minda või B, me vaatame kohti, kuhu minnakse harva, sellepärast, et ta jääb suurtest reisimarsruutidest kõrvale. Ja nendeks on siin siis kõigepealt Rein Tammiku 1992. aastal maalitud Honfleuri vaade Prantsusmaalt, kuulus sadama ja ka puhkuselinn Prantsusmaal, kus ka mul on õnn viibida terve päev ning mille vanalinn üks kõige paremaid Põhja-Prantsusmaal säilinud sadamalinnadest ning siin on ta ka peaaegu topograafilise üksikasjalikkusega kujutanud nüüd siis ka seda sadama juurde jäävat vanalinna, aga teine pilt on siis Nikolai Kormašovi 1979. aasta Gruusia linnast Kutaisist. Ja ka selles on ju ka graafilist ja ka topograafilist tõepära väga palju, aga me näeme, kuidas 2 kunstnikku on väga erinevalt edasi andnud nüüd siis oma reisimuljeid. Üks kõigepealt impressionistlikult, teine siis traditsionalistlikult just sellises vanas heas realistlikus laadis, aga ma ei eelista ühte teisele, vaid pean mõlemat meistritöödeks. Ja tegelikult mina ütleks, et siin ka siiski võib sellist impressionistlikke jooni näha ja pealegi on Honfleur ju impressionismi üks hälle. Ja siin sellel Kutaisi tööl on minu arust ka just nimelt see peegelduste osa siin sellel jõel üks võluvamaid osasid. Tegu on Rieni jõega, mis ülevalt mägedest voolab alla ja siis see on esimene koht, kus ta Kutaisis jõuab tasandikule ja väga paljud kunstnikud on just seda kohta käinud kujutamas. Nikolai Kormašov siis 79. aastal. Nad olid seal ühel kõrval linnakeses, kus oli nende põhibaas, aga teda lihtsalt nii võlus ta kuulis sellest ilusust Kutaisist ja sellepärast läks sinna. Nii et need mõlemad tööd äärmiselt põnevad vaated Eesti pilk välismaale. Aga palun!